Paljud inimesed puutuvad kokku hammaste kaotusega, valehambumusega või soovivad lihtsalt kaunist naeratust. Doktor, kust peaks inimene alustama, kui ta mõistab, et vajab hammaste ravi? Esimene ja kõige tähtsam samm on konsultatsioon. Me peame aru saama, mis toimub suus, mis probleemid seal on ja mis neid põhjustas. Selle jaoks me korjame andmeid, anamneesi ja teostame põhjaliku kliinilise hindamise. Aga selgitage palun, mis toimub esmasel konsultatsioonil? Andmete kogumiseks on palju erinevaid meetodeid ja meie oma kliinikus kasutame funktsionaalse stomatoloogia lähenemist. Ja seetõttu esmase konsultatsiooni ajal teostatakse järgmiseid samme. Me teeme 3D pilti patsiendile, siis me skaneerime suud, me hindame patsiendi hambumust, me teostame aksiograafiat, see on selline protseduur, mille käigus hammaste peale paigaldatakse spetsiaalsed andurid ja tehnik palub patsienti liigutada oma alalõuga, kas teha suud lahti või liigutada alalõuga vasakule, paremale ja selle käigus siis tehnik saab aru, missugused on patsiendi individuaalse liikumise trackerid. Järgmine samm siis on meie liigese ja lihaste balansi hindamine ja digitaalne planeerimine. Kindlasti teeme ka fotoprotokooli, et pildistame patsiente enne ja spetsiaalse programmi abil, mis me saame näidata patsiendile põhimõtteliselt kohe toolis, missugune tulevik on, et missugused ilusad hambad ja missuguse ilusa naeratuse ta võib saada. Et praegu digitaalne maailm pakub väga palju erinevaid võimalusi. Mis asi on funktsionaalne stomatoloogia? Inimkehas kõik on seotud oma vahel ja kui üks süsteemi osa hakkab valesti toimima, siis tekib ahelreaktsioon ja see põhjustab teiste struktuuri vale toimimist. No näiteks, kui mingil põhjusel patsiendi hambumus on madaldunud, näiteks patsient kaotas väga palju oma hambaid või mingi hammaste kulumise tõttu, siis mis toimub? See viib meie alalõua liigesse valesse positsiooni. See põhjustab sidemete pingutamist, lihases on kogu aeg pinges, see võib tekitada näiteks suu avamisel sellised klõpsud, kael on pinges, see võib põhjustada ka peavalusid. Me ühendame digitaalselt 3D pilti, suuskaneerimist ja aksiografia tulemused ja siis tehnik saab aru, kus praeguse seisundis asub meie alalõua liiges ja siis ta saab panna seda õigesse positsiooni. Hambumus läheb lahti ja siis tehniku jaoks ta saab aru, kui palju tal on ruumi, et panna uued hambad suhu, ja see on meie lähtepunkt. Te mainisite aksiograafiat. Millistel juhtudel seda veel kasutatakse? Seda me kindlasti teostame siis, kui on vaja teostada mingi suurimaid tööd, suus proteetilist näiteks. Või samas, kui patsiendil lõualiigeses on krüpsud või kui on peavalud, norskamine, see pärast väga tihti põhjustab vale liigese positsioon. Ja kõige tähtsam on see, et aksiagraafia, kui tehnik teeb laminaate või kroone, ta arvestab kõik need individuaalsed alalõu liikumised ja siis ta teeb õigeid hammaste, kroonide ja laminaatide kuju. See tagab seda, et need kroonid ei lähe katki ja patsiendil on mugavus ja kaua vastupidavus.